11. novembril avas Viru Keemia Grupp 3. Petroter tehnoloogial töötava põlevkivi töötlemise tehase. Pidulik avamine toimus Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri Kristen Michali osavõtul. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal avades pidulikku üritust ütles, et uus põlevkivitehas Petroter 3 on samm Eesti põlevkivisektori uuendamise poole. Kasutades põlevkivi üha enam õlitootmiseks, tõstame põlevkivist kättesaadava energia osakaalu. Eesti põlevkivisektor suudab Euroopa kliima- ja energiapoliitika tingimustes ellu jääda ja edukas olla, vähendades keskkonnamõju ja tõstes efektiivsust. Eesti ettevõtjate ja inseneride innovatsioon uue Petroter 3 tehasega just seda eesmärki täidabki. Lugupeetud minister, kas teie arvates on õiglane, et keskkonnatasudest, mis riigieelarvesse laekuvad, ainult 7% suunatakse tagasi omavalitsustele, kelle territooriumil saaste tekitajad asuvad? No kui me vaatame jälle teisest poolest, siis ütleme näiteks eurorahastusest on samasse maakonda, ma arvan, et on esimese 2 või 3 maakonna hulgas, kuhu tulevad eurorahad, nii et tegelikult neid asju tuleb vaadata tervikuna. Et me vaatasime üks hetk ka üle ju seda tegelikult, et mis on tulevaste eurorahastuste prioriteedid ja Ida-Virumaa on kindlasti seal prioriteetsete alade hulgas. Ja lisaks ma nüüd ütleme veel viimati siin umbes 6 aega tagasi aga praktiliselt iga kuu olen suhelnud tööstusparkide juhtidega, et neil oli ka 2 põhilist munet. Üks oligi erinevate meetmete avamine, see on see piirkondade konkurentsivõime meede, mis on nüüd avanenud tänu Rahandus- ja Siseministeeriumiga koostööle, ja teine oli täiendav rahasüst ja me leidsime nüüd riigieelarvest veel selle aasta menetluse käigus veel täiendavalt 700 000 eurot, et tööstusparkides saaks oma töökohtade loomise projektiga kiiremini alustada. Nii et ma arvan, et me rahalises mõttes, kui nii öelda, siis kindlasti hindame Ida-Virumaa. Petroter 3 tehase ehitus algas 2013. aasta oktoobris ning käivitamine käesoleva aasta septembris. Varasem kogemus ja plaanijärgsed käivitamistööd aitasid 3. tehased viia täisvõimsuseni 1 nädalaga. Aastas töötab üks tehas circa 1 miljon tonni põlevkivi, millest saadakse umbes 135 000 tonni õlitooteid ning lisaks ka kõrvalprodukte, elektrit ja soojusenergiat ümberkaudsete linnade kütteks. Hetkel on naftahinnad languses. Kas selline ettevõtmine nagu Petroter 3 ehitamine sellisel keerulisel ajal, kui Viru Keemia Grupp on kahjumis, on otstarbekas investeering? See on meie kontserni osas ainuõige otsus, sest me saame tänu sellele õlitehasele kasutada ära kogu oma põlevkiviressursi, mis me kaevandame Ojamaa kaevandusest. Nii et kõik see on omavahel seotud ja see oli vältimatu otsus. Selles mõttes õlitehase rajamine, kui me suudame veel efektiivsust tõsta, on üks samm edasi meie kogu kontserni arengus. Petroter 3 projekti maksumus on 84 miljonit eurot. Lisaks on tehastel ka oluline sotsiaalmajanduslik roll nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil. 3 tehase käivitamisega loodi Ida-Virumaale 300 uut otsest ja ligi 1000 kaudset töökohta. Viru Keemia Grupp on üks suuremaid põlevkivi ümbertöötamise ettevõtteid ja maailmasuuruselt teine põlevkiviõli tootja. Kontserni aastane panus riigi SKT-sse on ligikaudu 1%. Viru Keemia Grupp annab rohkem tööd kui 2150 inimesele Virumaal. Viru Keemia Grupp on vastutustundlik ettevõte, kelle omandisse kuuluvad kaevandus, 7 põlevkivi ümbertöötamise tehast, sealhulgas tehased Petroter 1, 2 ja 3, 2 elektrijaama ning elektri- ja soojuse jaotusettevõtted.